no Beastfight on täies hoos, see kõik näeb tõesti väga võimas välja. Leidsime siit ühe mehe, kes võitlusspordi õhtutel on väga tihti kohal, Meelis Lao, tere õhtust! Tere õhtust, Monika! Miks sa siin kardina taga peidad ennast? Sinu eest jooksin ära. No mind sa ometi ei karda. Meil selja taga seal asuvad sportlaste ruumid, liigume teisele poole, seal selja taga. On sissepääs? On sissepääs. Just nagu ma nägin. Kas sind lasti sisse ilma igasuguste viperusteta? Seal oli face kontroll, aga ma saan hakkama. No sa oled kohal, oled sa juba näinud, mis siin toimub? Jaa, ma tegin väikse ringi peale, vaatasin ülevalt ära, vaatasin siin taga ära. Poisid mürgeldavad selle pallilöömisega muidugi kuulda on, ju. Jah. Kuidas esimene mulje on? Väga hästi korraldatud üritus. Noh, selline, et kõik on vaata nendel coachidele, kõigil on vastav riietus ja kuidagi selline päris hea üritus. Oled sa näinud sellise tasemega üritust varem? Ma ei oska öelda, vaata see on väike. Ta on teistsugune mingi suur üritus. Ma olen käinud mõnel suurel Londonis, nii et ma tean, mis suur üritus tähendab. Ja miks sa kohal oled? Uku pärast, kuidas? No seda ma tahtsingi välja pinnida, et kui Uku suhku on... valge särgi on selge Uku auks. Kuidas tal täna läheb? Ma arvan, Uku on hea, Uku on väga heas vormis ja ma isegi ei tea, miks see Soome poistele vastu astus, aga noh, ärme räägi enne matši. Mitmendas raundis Uku võidab? Ma loodan, et ei kiirusta, et tahab rahvale ka midagi vaadata. No meil videograaf ütles ka sama, et kui väga kiiresti ära lõpeb, siis pole häid materjale, et võiks mõja pikemalt teha. No just, siis tegelikult Soome poiss on ju suur, aga noor. Et ma loodan, et Uku jätab midagi vaatajatele ka. No viimases intervjuus sa ütlesid, et sa ei saa Eestis aru sellest, et miks seda K1 siin meil nii väga promotakse, et kogu raha ja superstaaride elu ja kõik muu käib ju tegelikult professionaalses boksis mujal maailmas. Oled sa nüüd õnnelik, Uku on jälle ringis, seekord küll ainult 3x3? No ütleme, et ta ei ole veel ringis, ta on puuris. No puuris ka veel, jah. Vaata, Uku ongi nii vägivalne, ta tuleb puuri panna, on ju. Ma loodan, kui ta puurist välja ringi lastakse, et siis ootab, no ta on oma prime'is praegu, et ta peab nüüd saavutama, ta on eluaeg vaeva näinud. See on tohutu pühendumine, tohutu vaeva nägemine. Ja ma loodan, et Uku nüüd oma 2-3 aastaga võtab oma selle, mis on ära teeninud, saab kätte selle. Jaa, Uku muidu ei ole üldse vägivaldne, et teda peab puuris kinni hoidma. Ta on väga rahumeelne mees, ainult et tal meeldib nokki lüüa neid vastaseid ja pärast sõbralik edasi olla. See kõlas väga hästi, eks ju. Et muidu mul läheb ka rahulik ja sõbralik, aga mulle meeldib teist inimest ära lüüa, eks ju. Teeme nii, et ütle Ukule siit üks hea soov ka, et kui ta on võidukalt siit majast ära läinud ja õhtul vaatab seda intervjuud, siis mida on Meelis Laole Uku Jürjendalil öelda? Rahu, Uku, ja näita seda, mida sa oled selleks saanud ja õppinud selle ajaga. Meelis Lao on rääkinud ja laseme ta siis seda õhtut sinna nautima. Aitäh sulle!